koer laps mult koera sai. Koer on puhas tõugu hästi pai. Aini Härm on naine, kes kindla käega Tallinna kesklinna valitsust juhtis. Täna on tema õblukestel õlgadel aga juba Tallinna kultuuriväärtuste eest seismine. Alluvad tunnevad Ainit kui nõudlikku ülemust. Kodus on aga proua Härm tallaalune. Õigem oleks ehk öelda, et tibatilukeste käppade alune. Aini elamises nimelt siblavad 3 Jaapani džini. Nemad ei tea perenaise rangusest või nõudlikkusest ööd ega mütsi. Ei hauguta, ei hammusta. Armasta vaid jalutada, väljasta. Üsna hiljuti peremehetses Aini kesklinna korteris vaid Savanna. Mõned kuud tagasi oli aga selles elamises pisipere aeg ja 3 tibatilukest džinit tulid ilmale. See oli väljakutse ka Ainile enesele. Siiani polnud naine ju ämmaemanda ametit proovinud. Käis kõik kuidagi väga kiirelt, tuli kõik need kotid katki rebida ja hõõruda niimoodi natuke seda ihu ja hõõruda kuivaks ja kõik need... Seeme oli saamatu, ta teeb ju tegelikult selle koti ise ka katki või olid sa ise nii kibelemas, et lähed appi. Ma arvan, et ta ise ei oleks mitte midagi teinud. Nad ilmselt ei ole enam selliste instinktidega, et nad saaksid ise hakkama ja 3. kutsika puhul oli tegelikult ikkagi nii, et kui ei oleks seda inimese kätt ja inimese abi kohe võtta, siis 3. kutsikat meil elus ei oleks. Džinihakatised sirgusid kiiresti ja kätte jõudis aeg, et neile uued kodud otsida. Tibatillukesi karvakerasid vaadates haihtus aga esialgne plaan nagu hommikune udu. Sellest pesakonnast nüüd ühe me jätame kindlasti kohe endale. Ühe kutsika ma andsin oma õele, et oleks ikkagi peresisene see asi ja poisi osas mõistus ütleb, et ta peaks ilmselt olema nüüd see ohver, kelle me siis peaks kellelegi loovutama. See oleks nüüd see raha teenimise koht. Aga tegelikult on see poiss ka nii armas, et ma ei kujuta ette, et kuidas me nüüd kellegi ühe kuskile võõrasse perre ära anname. Aini armastab ja hellitab oma lemmikuid, kuidas saab. Kasvatus- ja aretusraamatute tarkused on ununenud kui nõiaväel. Küllap see ongi Jaapani džinide maagiline võime oma peremeest endale allutada. Vaatavad aga oma kõõrdis silmakestega otsa ja endale märkamatult tantsib peremees taltsalt väikese karvakera pilli järgi. Paraku see koeratoidu andmine meil iga kord küll ei õnnestu ja ikkagi me oleme läinud seda teed, et saab ikka kõike muud head ja paremat, natuke liha, natuke kana ja kurki ja porgandit ja see neile väga-väga maitseb. Enne muiste kuulusid tibatilukesed džinid ainult Jaapani keisrile ja tema perekonnale. Teistel oli keelatud neid isegi puudutada. Keelust üleastujate vastu oli saatus karm. Seadus nägi sellise enneolematu kuriteo ja pühaduse teotuse eest ette vaid ühte karistust, surmanuhtlust. Sa käisid hiljuti ka Jaapanis. Kas tänavapildis neid koeri silma ka hakkab? Tänavapildis neid silma ei hakka, sellepärast, et Jaapanis ikkagi ta on ilmselt siiamaani selline seisuslik koer ja ta on piisavalt hinnaline koer ja sellises tänavapildis oli näha küll hästi palju teisi erinevaid tõugusid. Ja mõned olid ka sellise väljanägemisega, kelle kohta mina ei oska mitte midagi öelda. Aga Jaapani hinni Jaapanis mina ei näinud. Jaapani džinide maalt väljaviimine on isegi täna veel keelatud. See on võimalik vaid juhtudel, kui koera kingib ametlikult saareriigi valitsus erilise tähelepanu avaldusena. On isegi ajalooliselt teada, kuidas esimene koer sealt välja läks. See oli aastal 1852, kui ameeriklastel tekkis majanduslik huvi Venemaal, aga sealt California poole pealt sõideti Venemaale läbi Jaapani. Ja siis tekkisid seal väga head suhted ja siis imperaator esimest korda tegi sellise kingituse ja pärast oli ka muidugi see juba kombeks niimoodi, aga ikkagi väga pikka aega oli see koer selline koer, mis ei olnud päris
tavalises vabas käitluses nii-öelda. Jaapani džinni on väga liikuv ja vaikne koerake. Häält teeb ta vaid siis, kui peremeest ohustatakse. Tema kaitsmise nimel on tibatilluke sõdalane valmis kas või surema. Ja tõesti, kui džinni tähelepanelikult vaadata, siis tilluke karvakera meenutab kaude pesuehtsat Jaapani samuraid. Kui me vaatame seda kuju, siin on need mustad kõrvad ja siit on nagu natuke madalam, et siis võiks küll täiesti võrrelda neid Jaapani vanade sõjameestega, kellel olid enam-vähem sellised soengud. Nii et parajad samuraid on nad küll ja nad kaitsevad peremeest. Nad on väga valvsad ja ei ole sugugi nii, et ta on väike koer ja siis ongi selline nagu ainult kotis kandmise koer. Kuigi vanasti, kui veel iidsetel aegadel see koer oli ainult Jaapani imperaatori paleekoer, siis kandsid naised kimono käistes neid koeri. Ideaalne džinn on suurte ja ka kõõrdi vaatavate silmadega. Kõõrdsilmsus pole aga sugugi mitte looduse apsakas, vaid tähistab selle tõu ajaloolist funktsiooni, maandada inimeste stressi. Silmast silma pilk tähendab loomariigis teatavasti ähvardust. Kõõrdsilm ei ähvarda aga kedagi. Kas pole? Lisaks peavad jaapanlased džinni silitamist inimese peovälja energiat taastavaks. Seetõttu on see väike Jaapani imeja oma peremehele kui igapäevane elustav ravim. Nüüd kõnnima